Nii, ja nüüd. Ja nüüd on üks väikene põnevuse hetk, sest Eesti Naisuurimuse Teabekeskus on 15 aastat püüdnud soolist võrdõiguslikkust ja võrdset kohtlemist edendada ka sedapidi, et me innustame vabaühendusi ehk mittetulundusühinguid kirjutama meile, kui me konkurssi välja kuulutame, et nii mehi kui naisi nendes erinevates organisatsioonides, et nad võiksid näidata ka, kuidas organisatsioonid soolist võrdõiguslikkust käsitlevad nii oma organisatsiooni sees, nii oma võrgustikus kui erinevates projektides, kuidas nad näiteks koolitavad oma organisatsioone ja siis seda ka, et kuidas nad üleüldse lähenevad nendele teemadele. Ja meil on olnud selle 15 aasta jooksul hästi toredaid siis niisuguseid MTÜ-sid või organisatsioone ja siiani on olnud nii, et me nagu loeme kõik läbi, žürii vaatab läbi, teeb oma järjestuse ja siis toome esile siin kas ühe kõige parema või teinekord juhtub, et on tõesti hinnatud paar täiesti võrdset. Aga kui te nüüd loete, siis nagu te näete, on väga erinevaid MTÜ-sid, kas või näiteks üliõpilaskondade liit, kui me ennem rääkisime töökiusust ja ahistamisest, tuleb ka juttu, et nemad võtsid kätte ja ise algatasid ühe uurimuse ja rääkisid palju sellest, mis see ahistamine võiks olla, kuidas sellega toime tulla. Või siis ametiühingud, kes on alati meil olnud hästi tublid ja ka erinevaid materjale välja andnud ja me oleme nendega koos mitmeid materjale välja andnud. Nii et nagu te näete, siin on väga erinevaid mittetulundusühinguid, aga muidugi ka tänavu laekus meil kenasti erinevaid nii-öelda sooviavaldusi või taotlusi ja meie žürii siis valis välja seekord ühe, kes oli nagu hästi kaua juba seda soolise võrdõiguslikkuse tööd teinud, see haakus hästi ka meie teemadega selles osas, kuidas tüdrukuid ja poisse paremini tasakaalukamalt koolitada ja toetada. Ja see üks organisatsioon on Unicorn Squad. ja ma paluksin nüüd kõigepealt meie soolise, kuidas ta siis on, võrdsuspoliitikate osakond, vaat mul on nii mitu nime olnud sellel osakonnal, Agnese ja me koos tahame anda sellele organisatsioonile ka autasu ja aukirja ja need peaks olema meil siin käepärast. Nii, loe vast ette. Ja minu poolt ka tõesti suur aitäh, et see, et tüdrukuid oleks rohkem digivaldkonnas on äärmiselt oluline, kui me mõtleme ka tulevikutöö peale ja nende võimaluste peale, mis tüdrukutel tänu sellel on.
aga aukiri siis parim sooteadlik MTÜ 2024, MTÜ Unicorn Squad. Siin on väike jutt ka all, mis ta on teinud. Ja palju õnne. Suur tänu. Ja siin on muidugi ikka magusad ka, nagu meil siin juba täna traditsiooniks on. Ja ilmtingimata uurige läbi ka see ajalooraamat. Ja, suur tänu. Ja siis on lisaks nüüd niisugune olukord, et meil on läinud nagu hästi kõik need aastad ja me oleme saanud Euroopa Parlamendi liikmetelt siis küsida vähemalt ühe koha, kui nemad toovad sinna Euroopa Parlamenti oma neid gruppe oma maalt. Aga täna me ei saa seda lubada, sest me ei tea veel, kes nüüd sinna parlamenti saavad. Aga kui nad saavad, siis me kindlasti küsime. Et siis me loodame, et me saame kedagi teist saata vaatama ka, mis seal Europarlamendis toimub ja kuidas seal need poliitikad on. Ja, aga teised tublid kandidaadid, kes meil seal olid, samamoodi kaalumise all. Nad on tegelikult väga tublid, lihtsalt seekord kaalus see organisatsioon üle tublisti kõik teised saavutused, mis ei tähenda, et need teised organisatsioonid ei võiks järgmisel aastal uuesti kandideerida ja võib-olla siis juba on nende kord. Aitäh!